Rubio vajutas Kuuba valusale kohale sellel kolmapäeval, 20. mail 2026, pöördudes otse kuubalaste poole saare iseseisvuspäeval ja muutis Ameerika Ühendriikide ametliku sõnumi poliitiliseks hoiatuseks Havanna diktatuuri vastu. Ilma režiimilt luba küsimata läks Trumpi välisminister kommunistlikust masinavärgist mööda ja pöördus rahva poole, kes on aastakümneid elanud hirmu, vaesuse, tsensuuri ja murtud lubaduste vahel. Andes selgelt mõista, et Washington näeb kuubalasi kui ohvreid eliidi käes, kes on riigi enda jaoks hõivanud, mitte kui Ameerika Ühendriikide vaenlasi. Sõnumi jõud seisnebki just selles. Rubio ei tulnud süsteemi omanikega läbi rääkima. Ta tuli kuubalastele ütlema, et vabadus võib veel saarele tagasi tulla. Et tulevik ei pea jääma kommunistliku partei külge kinni ja et uuel suhtel Ameerika Ühendriikidega on mõtet ainult siis, kui see luuakse koos rahvaga, mitte selle tippjuhtkonnaga, kes käsib, vaigistab ja surub maha. Ja nüüd on vältimatu küsimus. Kui Rubio juba räägib Kuuba rahvaga otse sellises toonis, siis mida Trump valmistab ette, et lõpuks vabastada Kuuba rahvast diktatuuri alt? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Sõnum avaldati Twitteris ja see sai jõudu juurde, sest see ei olnud suunatud Kuuba valitsusele, vaid tavalistele kodanikele. Rubio rääkis kui Kuuba kogukonna liige Ameerika Ühendriikides ja kui Trumpi diplomaatia juht. Ta asetas Kuuba kriisi moraalse vaidluse keskmesse. Ühel pool pered, kes elavad toidu, energia, raha ja vabaduse puuduses. Teisel pool on juhtkond, kes kontrollib äri, surub maha kaebusi ja püüab veenda rahvast, et kõik on korras, samal ajal kui pered elavad puuduses. Ta nimetas kommunistlikku juhtkonda saare sisemise hävingu eest vastutavaks ja toetas uue suhte loomist Ameerika Ühendriikide ja vaba Kuuba vahel. Kõige karmim sõnum ongi just siin. Washington annab märku, et ei soovi režiimi tugevdada. Ta tahab režiimist mööda minna ja rääkida otse rahvaga. Sekretär kinnitas, et president Trump pakub uut teed, kuid see tee ei käi läbi kommunistliku masinavärgi. See kulgeb nende kuubalaste kaudu, kes tahavad töötada. See tähendab ettevõtete avamist, oma esindajate valimist, kartmatut protestimist ja elamist ilma poliitilise eliidi loast sõltumata. See on sõnum, mis on mõeldud puudutama neid, kes on väsinud pelgalt ellujäämises saarel, mida juhivad bürokraadid, sõjaväelased ja juhid, kes nõuavad teistelt ohvreid, kuid hoiavad ise oma privileege. Rubio sidus oma kõnega kõige tundlikuma hetkega Ameerika poliitikas Kuuba suhtes. Rubio. Reuters teatas, et sõnum tuli samal päeval, kui Trumpi valitsus valmistus kuulutama välja kriminaalsüüdistusi Raul Castro vastu, mis olid seotud 1996 aasta juhtumiga, kus Kuuba hävitajad tulistasid alla rühmituse Irmão Rescate lennukid, tappes 4 inimest. See detail tõstab sõnumi tõsidust. See pole ainult solidaarsusavaldus. See on osa poliitilisest, juriidilisest ja diplomaatilisest pealetungist vana kastroismi struktuuri vastu. Seda nimetatakse nii, sest ükski diktatuur ei karda ainult sõnu. Ta kardab siis, kui rahvas kaotab samal ajal hirmu. Ajalugu on seda juba näidanud. Ida-Saksamaal 1989 aastal, kui tuhanded inimesed läksid Leipzigi ja teiste linnade tänavatele vabadust nõudma. Kuni kommunistlik režiim kaotas kontrolli, Berliini müür langes ja poliitiline masinavärk, mis tundus puutumatuna, varises kokku rahva surve all. Kuuba on nüüd jõudnud sarnasesse kurnatuse punkti, kus rahvas on tüdinenud tühjadest lubadustest, repressioonidest ja seisakust, samal ajal kui Rubio räägib otse kuubalastega ja näitab, et vaba maailm jälgib saart. Kui rahvas mõistab, et ta ei ole üksi, hakkab diktatuur kaotama oma tugevaimat relva – vaikust. Ja just sellepärast ei kõla see sõnum lihtsalt diplomaatilise avaldusena, vaid pigem surve algusena, mis suudab äratada terve rahva režiimi vastu. Rubio tegi seda, et eraldas Kuuba rahva diktatuurist. Ta rääkis nii neile, kes on saarel, kui ka neile, kellel on perekond väljaspool seda. Peamine lubadus ei olnud igavene heategevus, vaid uus Kuuba, kus tavaline kodanik võib omada poodi, restorani, panka, ehitusfirmat, ajalehte, telekanalit ja vabadust valitsejaid välja vahetada. Sõnumi jõud seisneb kontrastis.
Rubio meenutas, et kuubalased õitsevad Ameerika Ühendriikides poliitikas, äris, muusikas, spordis ja mitmetes teistes valdkondades. Samas Kuubas jääb Anne kinni süsteemi taha, mis lubab tõusta vaid neil, kes on võimule lähedal. Kuuba valitsus reageeris, rünnates Rubiot ja süüdistades Ameerika Ühendriike agressioonis. Sellist vastust oli oodata. Havana püüab hoida narratiivi, et kogu kannatus tuleb Ameerika sanktsioonidest. Rubio vastas diktatuuri jaoks kõige ohtlikumal viisil. Ta viis arutelu tehnilisest tasandist poliitilise vastutuse tasandile. Selle asemel, et arutada ainult numbreid, lepinguid ja blokaade, küsis ta praktiliselt, miks Kuuba eliit jätkab valitsemist, samal ajal kui rahvas on repressioonide tõttu vait. See hoiatus haakub ka varasemate Trumpi ja Rubio enda avaldustega. 2026 aasta märtsis ütles Trump, et Ameerika Ühendriigid teevad Kuubaga peagi midagi, samal ajal kui Rubio väitis, et Kuuba vajab uusi inimesi juhtima. Nüüd näitab hispaaniakeelne sõnum, et Valge Maja pole sellest suunast loobunud. Surve jätkub, kuid selge strateegiaga. Nõrgestada diktatuuri legitiimsust omaenda rahva silmis. Rubio kõne ei pea tanke välja kuulutama, et režiimile ähvardavalt mõjuda. Diktatuuri jaoks peitub oht poliitilises sisus. Kui Ameerika Ühendriikide välisminister ütleb, et tulevik tuleb rahvaga läbi rääkida, mitte saart kontrolliva eliidiga, annab ta sellega mõista, et Washington ei pea Havannat enam kohustuslikuks väravaks. Režiimi jaoks, mis elab info, hirmu ja sõltuvuse kontrollimisest, on selline otsene suhtluslöök ametliku narratiivi keskmesse. Trumpi administratsioon teab samuti, et Kuuba on sügava hapruse faasis. Majanduskriis, noorte lahkumine, kommunistliku partei kulumine ja usalduse puudumine tuleviku suhtes on loonud ruumi agressiivsemaks välissurveks. Rubio kasutas just seda võimalust. Sõnumil on nii sisemine kui ka väline sihtgrupp. Kuuba sees püüab see murda nende psühholoogilist isolatsiooni, kes arvavad, et nad on unustatud. Väljaspool Kuubat kõnetab see pagulasi, Kuuba perekondi Floridas ja Trumpi liitlasi, kes ootavad kindlat poliitikat sotsialistlike diktatuuride vastu selles poolkeral. Just sellepärast võttis kõne hoiatava tooni. Rubio ei kommenteerinud ainult kriisi. Ta andis märku, et USA kannatus Kuuba diktatuuri suhtes hakkab otsa saama. Järgmine samm hõlmab nüüd 3 suunda. Esimene on juriidiline surve režiimi ajaloolistele tegelastele nagu Raul Castro. Teine on diplomaatiline surve, kus Washington esitleb diktatuuri kui otsest vastutajat saare allakäigu eest. Kolmas on emotsionaalne surve elanikkonnale, näidates, et väljapääs on võimalik ja et Ameerika Ühendriigid tahavad olla kuubalaste liitlased, mitte süsteemi omanike liitlased. Küsimus on, kui kaua suudab diktatuur takistada kuubalastel endin seda kutset kuulamast ja režiimi kukutamist reaalse võimalusena nägemast. Mina olen Milson Alves, Globaal, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Global kogukonnaga.